Aitäh, nagu Arto Aas juba sissejuhatuses ütles, et mina istun 3 toolil, et kõigepealt siis Tööandjate Keskliidu volikogu liige ja aseesimees volikogus, ma jagan ruumi Jaak Aaviksooga ja ühtlasi ka Infotehnoloogia Liidu asepresident ja siis IT-valdkonna ettevõtjana teen nagu sellise ettevõtja vaate kiire kokkuvõtte. Ja ma alustan kõigepealt sellest üldisest taustast, aga siin ma libisen väga kiiresti, sest tegelikult siin meil ei ole nagu diskussiooni. Siin me oleme kõik ühel pildil. Me teame, et ma võtan selle pildi kõik ette, Statistikaameti eelmise suvinest prognoos, väga lihtne, 9% 40 aasta jooksul väheneb töötajaid ja 20% tõuseb 30%-le 65+ inimest osakaal meie rahvastikus. See on midagi, me võtame selle tööandjatena lihtsalt kokku. Me oleme tööjõulõksus. Kui me vaatame edasi, siis kui me mõtleme seda, et kuidas meie ostujõud, kuidas meil nagu enda rahulolu on kasvanud, et siis tegelikult on ju tore, et 7 aastaga 9 punkti, 72-81, aga samas tempos me endiselt vajame 15-20 aastat, et olla Euroopa Liidu keskmikud. Et me tahame, nagu ma ei tea Eestis ühtegi inimest, kes tahaks olla Euroopa Liidu keskmik. Et me tahame ikka olla nagu kõikides asjades paremad. Ja selge on see, et me oleme siin keskmise sissetuleku lõksus, seda on kogu aeg nii nimetatud. Kui me vaatame siis tööjõukulusi ja tootlikkust, samamoodi, et tööjõukulud kenasti kasvavad, ma arvan, et sellega on kõik inimesed kaasa arvatud tööandjad väga õnnelikud, tööjõukulud peavadki kasvama, palgad peavad kasvama, viga ei ole palkades, aga selles suhtes pildis on nagu see õnnetus, et tootlikkus ei kasva järgi. Nii et tööandja seisukohalt me oleme keskmise tootlikkuse lõksus. Et tegelikult võtame siin 3 asja kokku, et me oleme tööjõu, sissetuleku ja tootlikkuse lõksus. Ja see on see lähtekoht, kus me peame välja rebima. Ja sellest on 10 aastat räägitud, viimased 10 aastat, kui ma vaatan Google'dan ajas tagasi, siis artiklid sellest, et me peame liikuma innovatsioonipõhises majandusse, on tõenäoliselt vanemad rohkem kui 10 aastat. Eks me oleme sellest 10 aastat rääkinud. Aga mis siis edasi? Et me tööandjate ja ITL-ina oleme defineerinud ära selle, et mida me siis õigupoolest taga ajame. Ja taga ajame ettevõtjatena seda, et meie tooted ja teenused oleks võimalik müüa kõrgema hinna eest. Et kui me müüme neid Eestist välja, siis nendel on kõrgem tajutav väärtus oma kliendile, mis tähendabki seda, et me saame kõrgemat lisandväärtust. Me võtame oma ülesande väga selgelt kokku. Meie tahame teha tooteid ja teenuseid, millel on kõrgem lisandväärtus. Nüüd hästi, aga tegelikult toote ja teenuse uuendamisega tegelevad kõik ettevõtjad ka kogu aeg. Et mida siis konkreetselt edasi on vaja teha. Ja siin mul on selline tunne, et me oleme nagu mõnes mõttes nagu revolutsioonilises punktis, nagu positiivses mõttes. Et me oleme sellest teemast 10 aastat rääkinud, aga täna me oleme esimest korda selles kohas, kus riik, akadeemia ja erasektor räägivad kõik täpselt ühte ja sama juttu. Meil on tegelikult täpselt üks ja sama tunnetus. Ja see on midagi, see koht on midagi, mida lihtsalt tuleb ära kasutada. Ja tööandjatena me oleme mõelnud 5 väga konkreetset praktilist sammu. Ma olen hästi nõus Jaak Aaviksooga, kes ütles, et tegelikult siiamaani selles diskussioonis et see diskussioon on olnud pigem nagu majandusteadlaste ja võib-olla riigivaheline diskussioon akadeemiaga sees. Erasektor ei ole välja paistnud. Ja meie esimene selline samm ongi see, et me tahame teha tegelikult seda, et erasektor peab seda diskussiooni juhtima. Kui me räägime sellest, et majanduse teadusarenduse investeeringud peaks olema 1% avalik, 2% erasektor, see on selge. Et 2%, see tähendabki seda, et erasektor peab sellest rääkima, erasektor peab siin võtma initsiatiivi. Ja mida see tähendab, kui me räägime kõrgemast tunnetatud väärtusest, see tähendab seda, et erasektor peab aru saama, et see sihtgrupp, kellest me räägime, on hoopis teistsugune sihtgrupp. Nende ootused, kellele, kui me täna hakkame tooteid ja teenuseid disainima, siis on see juba sellele sihtgrupile, keda me nimetame, ma ise nimetan nagu digital native'id või need, kes on kasvanud üles naturaalselt digitaalselt mõtlema. Ja see on pisut teistsugune mõttemaailm. See tähendab seda, et meie tooted ja teenused peavad liikuma vähe teistsuguseks. Ja mis see oodatav tulem ongi see, et põhimõtteliselt iga ettevõtte Eestis tegeleb läbi teadusarenduse tegevuse nutikate toodete ja teenuste loomisega. Et sõltumata sektorist, ma ei jää siia nendesse näidetesse kinni, aga põhimõtteliselt me loome nutikaid tooteid, teenuseid, aga lisaks ka väga teadusmahukaid. Ja siin on tegelikult vahe sees. Kui me räägime nutikast tootest,
siis seda võib teinekord, selleks ei ole vaja teadlaste seltskonda kokku panna, võib-olla vaja service disaini, ehk siis teenusdisaini, et aru saada, mida see tuleviku põlvkond tegelikult tahab. Aga me tahame mõlemat, me tahame seda nii-öelda nagu teenuspõhist uue põlvkonna toodete ja teenuste massiivset kasvu, aga me tahame ka teadus-arendusmahukate toodete ja teenuste kasvu. Nii et mõlemat. Teine samm, mis on üllatavalt hästi, kui me selle eelmise aastal nii-öelda kokku panime, kui ma tegin suurettevõtete ja keskmiste ettevõtete ja väikeettevõtetega intervjuud, siis Eesti üks suurimatest ettevõtete juhtidest ütles, et kui ma ei oleks nagu selle valdkonna peale pannud oma poega, siis ma oleks selle inimese 4 kuu pärast lahti lasknud. Mitte mingit nagu liikumist teaduse innovatsiooni suunas ei toimunud. Kuna see oli oma poeg, siis ma lasin tal veel toimetada. Peale 8. kuud hakkas tekkima arusaamine, kuhu me liikuma hakkame. Seda rääkis Eesti üks suuremaid ettevõtteid. Me räägime käibest üle miljardi euro. Kui nii suurtel ettevõtetel on see väljakutse, siis on selge, et väiksematel ettevõtetel 99% või 90% mikroettevõtted on see nagu väljakutse. Siit nii-öelda nagu tööandjate ja infotehnoloogia liidu mõttes tekkis mõte innovatsiooni teenuskeskus, kus on üks uks, kus saab kõik need infot kätte, ja see oli nagu uskumatu, et täpselt samal ajal jõudis siis Majandusministeerium EAS siis koos innovatsiooniagentuuri teemani ja me olime täiesti sõltumatus maailmaruumis tollel hetkel. Ma ei peatu ka siin, minu ülesanne on aega tagasi teha. 3. samm on teadusarenduse mõõtmine, kui me tegelikult reaalselt mõtleme sellele, et kui me tahaksime 20 aasta pärast hinnata seda, et kuhu me jõudnud oleme, siis me peaksime tegelikult aru saama, et kust me stardime. Meil on siin täna tegelikult reaalsus see, et meil on akadeemia poolt Frascati manual, ettevõtted räägivad MTAK-i koodidest ja need 2 asja nagu kihutavad üksteisest nagu kaugelt mööda. Me peame kuidagi välja mõtlema selle, kuidas me selle mõõtmise kaasa arvatud siis see erasektori, see, et kui raamatupidaja erasektoris hakkab statistika aruannet täitma ja vajutab sinna teadusarenduse raporteerimise peale, siis tuleb see kogu see list ette, siis vaatab igaks juhuks seljada mõlemale pool, keegi ei näinud, paneb selle linnuks uuesti kinni, et mitte vastata, sest lihtsalt aega niikuinii on kogu aeg vähe. Et milleks enda pead nagu vaevata asjadega, mis ettevõttele otseselt nagu lisaväärtust ei loo. Et me peame need mõõtmised korda saama ja meie soovitav tulem peaks olema see, et esiteks meie andmed innovatsiooniindeksites on korrektsed ja tegelikult me suudaksime tegelikult siis ka reaalselt nagu nii-öelda siis avaliku sektori rahastusega loodud teaduse arenduse mõju meie majandusele mõõta. Et kui me need asjad korda saame, siis me võime siis paralleelselt on 4. samm. 4. samm on see, et erasektori tunnetus täna on see, et selline rakendusuuringute töökorraldus täna on endiselt selline väljakutsete rohke. Et nagu juba nagu ka Arto Aas mainis, et selge on see, et ettevõtja ja akadeemia mõttemaailm on erinev. Me oleme teinud Eestis suuri samme selle lihtsustamise suunas, aga kindlasti õnnestub veel midagi teha. Ja kuna me teame, et on tekkinud turule mitmeid mõtteid, alates siis rakendusuuringute keskusest ja nii edasi, et meie arvamus on see, et tegelikult seda diskussiooni ei tohi nagu kaevikutes pidada, et see tulebki laua taha kokku võtta, mõtleme, mis on see parim tee, kuidas me reaalselt rakendusuuringute osa Eestis toetame. Ja võtame siis ülikoolid, ettevõtjad, need ettevõtjad, kes reaalselt, kellel on DAI investeeringute nii-öelda kogemus, võtame laua taha koos paneme 3 osapoolt riik, ülikoolid ja eraettevõtted kokku ja mõtleme koos läbi. Ükskõik, mis see mudel on, see on hea mudel, kui me selle konsensuses välja mõtleme. Ja 5. on see, et nagu te näete siin kogu selle esitluse juures, me ei ole kordagi rääkinud sellest, et erasektor ootab riigilt raha ja 5. samm on ka, me ei oota, aga mis ei tähenda, et meie sõnum ei ole see, et riik peab raha panema, riik peab oma 1% eesmärgid täitma, lubadused tuleb täita, aga erasektoris me saame aru, et ainult riigi peale me loota ei saa ja mõtleme selle peale, et tuleme korra siia pildi juurde, et siin on küll 2017-2018 andmed on vist ka nüüd olemas, me räägime, et kui erasektor on teinud 0,66% SKP-st investeeringuid ja peaks tegema 2%, siis 2017 andmetel on see vahe umbes 350 miljonit. 350 miljonit, kui nii mõelda, 150 miljonil otsa on arvestatav raha, aga see raha on kuskil olemas. Ja kui mõelda, et kuhu me selle 350 miljoniga välja jõuame siis kuhugi siin OECD keskmisest endiselt alla, siis see on nagu must go, et sinna me tõesti peame liikuma.
ja kui me vaatame seda, et millised on Eesti võimekused ära kasutada täna siis nagu seda raha, mis Euroopas on saadaval, siis see oleks näiteks üks tee. Meie hinnangul võiks Horizon Europe'i programmist, kus me räägime loodetavasti 100 miljardi lähedal olevast DAI rahast, et kui me täna Eestis oleme suutnud Horizon 2020 programmist tuua per capita umbes 140 euri, soomlased umbes 200, kokku siis jämedalt, ma ei tea, mis need viimased numbrid on, ütleme 160, 170 või 180 miljonit Eesti ja ligi miljard Soomes, et me oleme täitsa selgelt veendunud, et siin on võimalik teha rohkem, kui me paneme seljad kokku, sest ükski ettevõte, väga üksikud ettevõtted, tähendab, üksi suudavad seda teha ja toome seda raha juurde. Et need on need 5 sammu, mida me siis nii-öelda nagu erasektori poole pealt näeme, et tuleb ära teha. Ja kui me mõtleme selle peale, et kus me siis võiks välja jõuda, et ma mõtlesin nagu Google Public Data on üks imeväärne nagu andmebaas, et mõtlesin, et palju ühe inimese eluea jooksul on võimalik, mitte et ma surema oleks plaaninud hakkama, aga et kui ma panin oma sünniaasta ja panin siia nagu Singapuri ja Botswana, kes olid tollel hetkel täiesti võrdses nagu stardipunktis, Botswana on ju Aafrika pärl, võiks öelda, siis tegelikult on 40-50 aastaga võimalik teha midagi ägedat, et see ongi nüüd see koht, kui me selle otsuse peame ära tegema ja teha midagi ägedat. Ja kui võib-olla siin 2 sõnaga anda kohe nagu tagasisidet ka, me oleme põhjalikult analüüsinud, mul on ülimalt hea meel näha, et see töö on ette võetud, kui me räägime TAIE strateegiast, siis 2 ministeeriumi koos. Mul on see tunnetus, et me oleme Eestis selles murrangulises kohas, kus tõesti võibki hakata midagi ägedat sündima. Meil on siin kindlasti ettepanekuid alates mõõdikutest, lõpetades ka teise samba võib-olla sellise teemastamiseni, aga üks mure võib-olla, mida nagu ettevõtja pilgu läbi välja öelda, on see, et kui ma võtan tegevusplaani integratsioonisambas või siis innovatsiooni, see teine sammas, mis siis peaks siis nagu teadusmaailma ja ettevõtluse siduma ja ettevõtluse sammas, siis kui ma neid meetmeid loen, siis ta on täna endiselt nagu segaja puder, et mul on nagu väga suur mure sellest, et kuidas seda tegelikult ära sünkroniseeritakse. Ma väga loodan, et meid kutsutakse veel kord arutlema selle üle, et minu arvates need on nagu omavahel nii ristseoses. Ma lihtsalt võtsin paar näidet. Ühe näite sellest, kus integratsioonisammas jaguneb hulgaks tegevuseks ettevõtluse sambas ja vastupidi. Et mõtleme äkki veel korra koos läbi, et kas see tegevusplaan on hästi ja süsteemselt läbi mõeldud. Et ta on kindlasti väga hea helikopteri pildis, aga me oleme valmis ka detailides kaasa töötama. See on minu poolt hästi kiiresti vuristades, natuke aega tagasi hoides kõik. Aitäh! Ei olnud mingit purinat, kõik oli väga selge, aga ja väga konkreetne. Ma olen kindel, et siit on hulk küsimusi publikust. Palun. Kaitsetööstusliit küsib jällegi, et kui see mõõdik oli Botswana ja Singapur, et kus see mõõdik võiks olla täna siis Eesti ja milline riik ja kuhu me siis jõuda tahaksime? Hea küsimus. Ambitsioonitase. Hea küsimus, jah. Et selge on see, et siiamaani, et me oleme harjunud mõõtma ennast lätlastega ja see enam pikalt välja ei vea. Et ma ei ütle, mis see peaks olema, aga kindlasti ei saa see olla nagu lõunanaabrid. Aga tundub, et pilt on kõik selge. Ivo, kui sa oled esinenud IT-sektorit eelkõige, mis sa arvad praegu väga palju startup ettevõtted eelkõige panustavad ärimudeli innovatsioonile ja näitavad väga kiirelt kasvavad. Kui palju me ütleme, kui päris innovatsiooni järgi tuleb, kaua me selle nael püsida saame ja areneda, panustamegi ärimudeli innovatsioonile? No see ärimudeli innovatsioon meid kindlasti aitab mingi aja, aga et kui me mõtleme nagu pikas perspektiivis, et kui me oleme nagu nagu 3 ettevõtluse ärisambas, et kas siis nagu ressursipõhised ettevõtted või efektiivistamise ettevõtted või innovatsioonipõhised ettevõtted, siis selge on see, et see on ikkagi nagu sellise efektiivistamise põhimõttel toimiv ärimudel ja seal ühel hetkel see lisandväärtuse surve tekib niikuinii väljast ka. Et ma arvan, et see on nagu lõpmata auk, aga see ei tähenda, et me ei peaks panustama sinna innovatsiooni. Ma arvan, et see on ikkagi meie õnneallikas. Et sealt tuleb
tuleb lisandväärtuse kasv.